Tervist, sõbrad! Mõtlesin, et kommenteerin ka Tartu Hoiu-laenuühistu pankrotimenetlust, ajutise pankrotihalduri määramist, olgu see siis Andro Roosi memuaarid number 6. Ja vaatasin eile ERR-is, Raigo Sõle kommentaar oli, ja oli ka Märt Riiner, kes oli öelnud, et praeguseks on väljamaksmise avaldusi Tartu Hoiu-laenuühistul 40 miljonist, mis on hoiuste kogumaht umbes 15 miljonit eurot. Eks seoses hoiu-laenuühistute sundlikvideerimise seadusega kogu see 40 miljonit tuleb aasta jooksul välja maksta, olgu pankrot või mitte, ja seda mitte ainult Tartu Hoiu-laenuühistus, vaid kõikides hoiu-laenuühistutes. Nii et paraku suuremad asjad alles juhtuma hakkavad. Aga nüüd võrdlusena, et ikka see Sõlg ja mõned pahatahtlikud kommenteerivad, et Andro, et kus see raha siis on. Võrdlus on siis niimoodi, et kui mina 4. detsembril 2025 tagasi astusin, siis umbes 100-150 000 euro hoiuste väljamaksmisega oli selles mõttes probleeme, et olid kokkulepped, mida oli küllaltki raske täita mõnede hoiustajatega. Aga see summa oli väikene, 100-150 000 eurot. Ja kuskil aastases perspektiivis oli väljamakse avaldusi, see tähendab seda, et mille tähtajad saabusid seal 2026, 4. detsembril 2025, umbes 2 miljoni eest. Ja see on tavapärane, sellepärast, et ikka hoiuseid rahaasutuses makstakse sisse ja võetakse ka välja, ja sellele 2 miljonile kindlasti oli kate olemas kas või arendatavate kinnisvarade näol või siis Eesti Ühistu Energia laekuvate elektrimüügitulude näol, sest paljud hoiused olid ja on energiahoiused just nimelt seotud selle sama energia tootmisega. Aga nüüd, kui Märt Riiner ütles, et eilse seisuga või umbes niimoodi oli 15 miljonit hoiuse väljamakse taotlusi, see tähendab, et 15 miinus 2, 13 miljonit on juurde tulnud. Ja see on siis pärast minu lahkumist. Ja miks ta on juurde tulnud? Ega kui pangad peaksid toimetama pidevas pangajooksu tingimustes, siis on keeruline asja ajada, ei püsiks ükski pank, ei oleks seal Coopid, LHV-d, Swedid, SEB-d, mitte keegi püsti. Ka mitte rahvusvahelised pangad. Aga kuidas see juhatuse praegune koosseis ajanud on seda asja, et jätame selle seaduseelnõu või seaduseks saanud eelnõu kõrvale, mis nagunii sundlikvideerimist nõuab ja mis oma ette pangajooksu põhjustas. Aga juhatus ka kõikidest oma sammudest iseäranis, kui neil midagi on halba olnud minu vastu öelda, sisuliselt halba ei ole, aga öelda on ikka võimalik olnud, siis ega see ju iga kord, kui see meedias ilmus, põhjustas kümneid, kui mitte rohkem, hoiuste lõpetamisi ja niimoodi 3 kuuga nad endale tekitasid selle, et 13 miljonit eurot täiendavalt sooviti välja võtta ja loomulikult Raigo Sõlg esitas selle peale pankroti avalduse. Ta lihtsalt ei suutnud seda hallata ja ta arvas seda, et parem on, kui mingisugune teine mees, antud juhul pankroti-haldur, hakkab seda asja haldama. Nii et mees tõstis käed üles, loobus oma vastutusest, põgenes sellega seoses. Ja ma siin video alguses ütlesin, et kuskil 100-150 000 oli, millega oli probleeme väljamaksmisega. Aga ma olen ka oma eelmistes memuaarides seletanud, et tegelikult 10. oktoobril hakkas pihta eriti tõsiselt jama ühistu maksekanaliga, mille korrespondentkonto oli Leedu Keskpangas. See jookseb tagasi siis sinna Finantsinspektsiooni kohtuvaidluse juurde, kus siis 10. oktoobril Leedu Keskpank ette teatamata ühe hetkega tõmbas meil piltlikult öeldes juhtme välja, maksed ei liikunud enam sisse ega välja. See tähendab, et ei olnud võimalik ka hoiuse väljamakseid teha niimoodi, nagu need tähtaegselt lubatud oli, kuigi raha oli laekumas, aga näiteks korterite müügi eest ka ei tulnud rahasid konto peale, sellepärast et korrespondentkonto oli kinni pandud. Ja pidi juhatus siis avama teistes asutustes, nagu näiteks Wise'is kontosid, see võttis oma aja, need rahad tuli ümber suunata, nii et jah, sellest olid ka meediakajastused ja iga meediakajastus toona ka, ma tunnistan,
tekitas täiendavalt seda pangajooksu juurde, aga algust tuleb ka ju vaadata, et kus see alguse sai, et alguse saigi sellest, et seaduseelnõust rääkimata, aga ebaseaduslikest Leedu keskpanga sammudest ja pahatahtlikust käitumisest Finantsinspektsiooni poolt. Ja lõppkokkuvõttes, kui vaadata Jürgen Ligi ütlemisi 2025. aasta suvel, siis need ennustasid ju ette, võtke Riigikogu stenogrammid välja, mis räägivad hoiu-laenuühistutest. Need ennustasid ette Finantsinspektsiooni samme, et rahapesu kahtlusi ettekäändeks tuues panna siis käpp peale või sulgeda need tegevused. Nii et eks see kõik on üks riiklik korruptsioon. Ja vaadates seda, kuidas praegune juhatus ja nõukogu esimees püüavad seda asja nagu näidata, olles ise ka olnud eelmistel perioodidel ju samamoodi juhtimise juures nagu mina. Et riik ei ole midagi teinud ja et umbes, et siin on juhtimisvead, siis ei vasta lihtsalt tõele, et niimoodi ta on. Aga tuleme tagasi selle asja juurde, jah, et 3 kuuga need suured kõvad juhtijad on siis 13 miljonit tekitanud puudujääki ühistule. Ja kui nad siin alguses ütlesid seda, et nad hakkavad üle vaatama, et kuidas seal ühistus toimetatud on ja mida tehtud on, et nad olid ise ka ju juhtimise juures. Ma näitan teile, et minul olid veel lisaks sellised nimekirjad hoiuse maksjatest, aga loomulikult on meil elektroonilised süsteemid, internetipangasüsteemid, millel on oma back office'id, nii nagu pankadel ikka. Seal oli kõik need ülevaated olemas, et rääkida, nad pidid seal mingit siserevisjoni tegema ja vaatama, et mis üldse tehtud on, et see on jama, et piisas ainult sellest, et logida sisse oma paroolidega ja kõik ülevaade, millised hoiuse väljamaksmise avaldused ja millised liikumised siia-sinna nii Tartu Hoiu-laenuühistus kui tütarettevõtetes on olnud, et need olid hetkega kättesaadavad. Nii et eks aetakse ja aeti avalikkusele puru silma ja kahju, suur ja tugev organisatsioon, kus peaaegu 5000 liiget on osalised olnud, on ära hävitatud riigi ja karjeristide, omakasu püüdlike meeste-naiste ambitsioonide tõttu. Vaatame, mis sellest saab, loodame paremat, loodame, et pankrotihaldur on aus ja õige mees ja tegus.